Tervitused kõigile! Oleme täna oma kaamerate ja mikrofonidega tulnud Kreetale ja selle koha nimi, kus me oleme, on Palos Lagoon. Täna tahan ma teile rääkida sellest, mis hetkel energeetiliselt toimub. Energeetiliselt pannakse nii-öelda paika või harmoniseeritakse, ühtlustatakse meie 3 aju, suur aju, kukla taga väike aju ja seljaaju, et nad oleks ühtses rütmis, tavateadvus ja alateadvus oleks omavahel seotud nagu feng shui. Üks ei saa ilma teiseta. Ja põhirõhk praegu läheb just sellele väiksele ajule kukla taga, mida nimetatakse roomaja ajuks, ja sellel on ainult 3 instinkti, mida me kasutame igapäevaselt. Kas võitle, põgene või tardu. Võitle, põgene ongi see, et kui vastane on sinust suurem, tugevam, siis oled sina tema saak. Näiteks kakluses, vaidluses kellegiga, sa teed otsuse selle ajupõhiselt, kas ma hakkan kaklema või vaidlema või ei hakka. Ja põgene on see, vastupidi, valetasin teile praegu. Võitle on see, kui see vastane on nii-öelda nagu sinu saak, ehk sa tead, et ma võin võidelda. Ja põgene on see instinkt, kus on just see, et sina oled kellegi teise saak, ehk sa tead, et see vastane on liiga tugev, sa alistud ja liigud edasi. Ja tardu on need momendid ja šokimomendid, kus sa ei tea, mida teha, kummad kasutada, kas võitle ja põgene või lihtsalt nii-öelda tekib hetk, et sa tahaks nagu maa alla ära vajuda, et sa ei tea, mida teha, kuidas käituda. Selles olukorras oled sa kindlasti alati esimest korda, et siis kipuvad inimesed tarduma. Ja kõiki ajuosasid me peame kasutama kõige puhtamal ja inimlikumal moel, täpselt nii, nagu meile on see antud. Et me ei saa sellest üle ega ümber. Sellepärast, et kui alateadvus reageerib instinktidega, siis tavateadvus on neid kogu aeg alla surunud. Ei taha, ei viitsi, ei saa, ei kõlba ja püüad reageerida nii, nagu ühiskond ette on määranud, hea tava põhiselt või siis viisakuse põhiselt. Aga nüüdsest läheb väga tugevaks inimese kehakeel. Et nii sinu enda kehakeel, et kui sinu keha ütleb, et ma tahan süüa, siis nii on. Või kui sinu keha ütleb, et ma tahan magada, siis nii on. Tuleb seda nii-öelda kuulata. Ja täpselt samamoodi tuleb õppida lugema teise inimese kehakeelt, et kas see räägitu ja kehakeele väljendus lähevad kokku või sa tajud kohe ära, et valetab, eks ole. Et kuldenergias, kuhu me jõuame nii või naa, on ainult ausus enda suhtes ja austus. Et kui sa austad ennast näiteks, sa oled väga väsinud, siis võtadki ja viskad pikali või istud ja puhkad, et oled enda suhtes aus. Kõige lihtsam enda suhtes ausus on see, et kui ütled, et jah, mulle meeldib, ei, mulle ei meeldi. Ja kui need 3 aju on läinud DNA rütmis nii-öelda sinu enda isiklikku rütmi, ehk kõik need 5 meelt, kuulmine, aistmine, maitsmine, kompamine lähevad üheks meeleks ehk siia sisetunnetuseks, siis saab energeetiliselt neid inimesi rohkem, kes on endaga rahul olevad. Ja teised, neid jääb vähemaks, kes on endaga rahul olematumad. Kõige tähtsam on sinu enda sisemine rahukanal, et see oleks lai, piltlikult öeldes, ja seda energiat oleks rohkem, siis kõik väline ei raputa sind, vaid et sina oled sina ja jääd iseendaks. Mitte isekalt ja egoistlikult, vaid täiesti isetult, et jah,
sul on enda arvamus, aga minul on minu arvamus ja me ei pea selle pärast võitlema, kaklema ega teineteise arvamust üksteisele peale suruma, vaid austama. Tema on see, mina olen see, mõlemad eksisteerime nii-öelda normaalselt ühes ühiskonnas rahumeelselt. Ja sellega kaasnevalt soovitan kindlasti jälgida, kuidas su keha reageerib asjadele, olukordadele, inimeste ütlemistele. Et kui su keha on tegelikult täiesti rahulik, kui keegi ütleb, et ma ei tea, kuskil on sõda, aga sina sisemiselt tunned, et sa oled rahulik, siis usalda seda. Su kehakeel on tähtsam. Ära lase peaga mõelda, ai, mis nüüd saab appi, vaid et minu sees on rahu, sest minuga on kõik korras. Minuga pole mitte midagi juhtunud. Ja kui inimesed säilitavad enda sees selle nii-öelda tugevuse ehk rahu, siis saabki seda rahuenergiat rohkem ja igasugune sõda ei mahu siia vahele. Ka globaalses mõttes ja ka perekonniti, inimesiti, töökollektiivides, suguvõsas ei teki lahkarvamusi, sest igaühel on oma sisemine rahukanal nii-öelda paigas. Ja kui oled kehakeelt tundma õppinud iseenda oma, siis austa seda. Kui ütleb, et tahab süüa, siis söö. Ära pane peas, et ei, praegu pole õige aeg või et ma ei taha, mul ei ole, vaid tee seda. Kas või üks amps. Ja siis su keha saab aru, et vau, sa oled kohalolus. Sest kuldenergias kogu universum läheb kohalollu. Ehk kõik, mis sa teed endale ja kõik, mis kogemused sa võtad, on universumi magnetvõrega täielikus harmoonias. Sina ja siin on korrapärane muster üksteise peal ja see on harmoonias. Nii et soovitan teil kuulata enda hingehelinat ja enda kehakeelt ja pange see keel ja helin kokku ja sealt saate enda elu harmoonia. Olge enda elus kohalolus ja siis tunnete, kuidas te rahumeeli elate enda eluraamatuga sünkroonis. See, mis oli vanasti piirangutega sünkroonist välja viidud. Vaid nüüd on meil kõigil võimalus olla täpselt selles energias, milles me tulime ja sündisime siia ja elada nii-öelda selles energias, mida sina oled valinud enda kogemusteks ja mitte vastu võidelda, vaid olla avatud südame avatusega enda elule. Muremõtetega katsu mitte tegeleda, sellepärast et sinu muremõtted on nagu sahin. Selles, ütleme, 5G-s tuleb sahin vahele. Ja kui sa muretsed teiste pärast, et kuidas tal seal on, mida tema teeb, siis sina oma muremõttega oled temale sahinaks. Ja temal läheb võib-olla halvemini ja ta ei saa aru, miks. Et ma tegin kõik väga hästi, ma püüdsin, pingutasin, aga ikka läks kuidagi nii, nagu ma ei tahtnud, et läheb. Nii et ära ole teise inimese elurajal selleks sahinaks. Viimase infona, mida ma tahan edasi anda, mis läheb tähtsaks, millele tuleb tähelepanu pöörata, on see, et inimesed hakkavad olema kadedad, armukadedad, vaimselt tugevate inimeste suhtes. Et kui, kuidas seda kirjeldada, et kui inimene läheb nagu enda tões ja väes, siis teda kadestatakse ja tahetakse nii-öelda järgneda või sarnaneda, aga guurude aeg on juba ammu läbi. Vaid et sa pead olema iseenda sageduses, täpselt sellisena, nagu sa oled. Võta ennast vastu iga nurga alt. Ja kui sa tajud, et vot see tegi kadedaks, oskab seda või see tegi kadedaks, mõistab seda, mingeid vaimseid asju, siis lihtsalt ütle iseendale, ma saan hakkama.
sest siis sinu sees olev mees ja naise energia teevad kokkuleppe. Meie oleme üks perekond ja see sinu sisemine poisike ei saa jonnima hakata ja see sisemine tüdruk, millest on naine välja kasvanud, ei saa pirtsutama hakata. Ehk pea ei hakka midagi siia nii-öelda sekkuma, vaid alateadvus saab tulla südame tasandile ja elada siin täpselt nii, nagu sinule on ette kirjutatud ja me kirjutame iseenda eludesse alati parima. Järgmine päev, järgmine hetk on alati parem. Ja kõik otsused, mis sa teed, on parimad selles hetkes. Vot sellised sõnumid, mida ma siit Gretalt teile edastan. Elage enda eluraamatuga sünkroonis ja olge enda elus kohalolus. Võitegi kasutada 2 lauset. Elan enda eluraamatuga sünkroonis ja olen enda elus kohalolus.